Kuulasin raadiot üks päev ja ma sattusin peale nendele mingitele tutvumiskuulutustele ja ma panin tähele, ma kuulasin vist 3 tükki neid ära ja ma panin tähele, et neis nagu tutvumiskuulutustes on nagu hästi sarnane joon on see, et nad kõik nagu loetlevad hästi palju tingimusi, et otsin Põlvamaal 42 kuni 44 aastast kaaslast, ei joo, ei suitseta, vähk või äärmisel juhul hiline lõvi, on ju. Loevad oma tingimusi nagu ja mingi hetk hakkan nagu itsitama, et perse küll, et sa oled nagu omadega Elmari tutvumist saates, et nagu, kas tõesti nüüd on aeg valida, vaata, et nagu kuulutused peaks nagu olema, et kas pulss või hingab ja anna armastusele või mida sa valid, vaata, nagu üksi on parem ära surra kui mingi skorpioni kõrval. Ma ei saa aru nagu. Ma tegelikult mõtlesin, ma räägin täna suvest mõned lood. Meil oli äge suvi poistega, me olime tuuril kogu aeg, me tegime mingi 60 show'd suvel ja kuna see on siuke aeg, vaat sa oled tuuril, saad kodust eemal, magad telgis ja mingi autodes ja mingi metsas ja nii edasi, siis sa paratamatult sa õpid nagu enda kohta palju ja mina õppisin, et see suvi esimene suurem õppetund oli see, et meile kõigile vaata meeldib mõelda, et ma olen ikka hea inimene, et ma olen siuke empaatiavõimeline, ma olen sümpaatne, ma olen tore. Mina ei ole. Kuidas ma seda aru sain, me läksime suvetuurile, siis üks koomik rääkis, lasteaeda anonüümseks seal oluline, kes see oli, aga rääkis, et et mul on selline haigus nagu uneapnea. Kes ei tea, mis see tähendab seda, et iga öö ta mingi 4 kuni 5 korda sureb kliinilist surma, sest ta keha unustab hingamise ära ja siis ta mingi hetk, pool tundi pole üldse õhku peale. Ja ta ütles, et tal on selline haigus, et ärge muretsege, et tema telgist võib veidraid hääli tulla, ärge muretsege. Ja esimene õhtu olime telkides, ma olin mingi võib-olla 10 minutit oma telgis ära olnud, kui Rauno kui selle anonüümse koomiku telgis see esimene nii-öelda hääl tuli veider hääl ja ma olin valmis, et tuleb mingi see esimene karje näeb läbi öö. Ma nagu ehmatasin üles, siis päris siin on vaja appi minna, on ju. Aga samas mul oli magamiskotis nagu rõve mõnus olla juba. Ja siis ma mõtlesin, et nagu perse küll, et mul on alibi olemas, ma ei pea kuskile minema, vaata. Ja ma näiteks kujutasin ette, hommikul tuleb politsei mu telki raputama, et vabandust, teil on siin nagu sõber nagu juppidekski istud öösel, et kuidas te kohe midagi ei kuulnud, on ju. Ja siis ma lihtsalt vaatan otsa, uneapnea. Ütlesid veidrad, nagu ma eeldasin, et sa karjud uneapneaga, et Sander, palun tule appi, see ei ole nali. Teine asi, mis ma suvel õppisin, on see, et Eesti noored teevad liiga palju aineid. Nagu, te teate, mis ma mõtlen, liiga palju kristalle on hakanud erinevatest aukudest sisse käima. Sest mõtle selle peale, traditsiooniliselt me oleme harjunud, sa lähed peole kuskil 3-4 hakkavad inimesed ära kustuma, on ju. Ja nüüd sa lähed kell 5 linna, linn on täis lihtsalt surematuid vendi. Silmad üleni mustad lõuvad, saalivad ringid, nii hea on. Ja nagu, kust mina siin aru, et see on epideemiaks läinud, kui mulle tuli suvel, ma olin ühel festivalil, tuli üks sõber minu juurde niimoodi. Ta lihtsalt ilmus välja kuskilt ja vaatas, ma otsin, Sander! Sander! Ma tegin just ühe pommi ninna, türa nii hea on! Tahad ka või? Ja mul nagu see, Risto, tuleb ninast verd, Et äkki nagu verine nägu on see, kuhu me tõmbame joone vahele, sa ei tule mu juurde, et hei, et mul on jõle mõnus verine nägu, kas ka sina sooviksid verist nägu endale? Nagu reaalselt, ma olin hip-hop festivalil, ma teisel päeval mõtlesin, ma panen oma putka püsti, ma hakkan puust pulki lõugude vahele müüma lihtsalt. Nagu päris teiselt noored poisid mõtted karjäärivalikud, hambaarstiks. 15 aastat pärast vaja kõik mollid välja vahetada lihtsalt. Nad saalivad niimoodi. Ma olin, see oli vist Intsikurmu festivalil, mäletan, chillin seal, lähen ühelt lavalt teisele, mõtlen, issand, kui ilus suveõhtu, kuradi. Rohutirtsud ka siristavad. Siis vaatad, ei ole rohutirtsud, naarikud on pilliroos lihtsalt.